Nagu näha, siis sügis on uus suvi. Vähemalt viimased 5 päeva on meil sedaviisi näidanud ja ega siin ei saa salata, et selline ilm ajab ikka iga inimese koopast välja või vähemalt need, kes kellel on vaba voli koopast välja saada. Minul on see olemas ja ei saa aega ja raiska lasta. Tuleb tulla loodusesse avastama. Ja tegelikult tänase päeva selline suurem eesmärk on siis kaardistada natukene üht raba, täpsemalt siis Jalase raba. Ja mõte on just vaadata, et millist sellist väikest tuuri annaksin räätsadega teha. Nii et mul on siin seljakoti küljes räätsad kaasas. Lähen vaatan üle ja vaatan ka ajalist kestust ja proovin kõik nagu paika saada. Ja mõte on siis siin juba järgmisel nädalal teha esimene retk räätsadel Jalase rabasse. Ja mis puudutab Jalase raba, siis tegelikult Jalasel on ju täiesti üks selline 2,5 kilomeetrine sisse tehtud rada olemas, millest osa on siis laudtee. Siis tegelikult, kui vaadata nagu laiemas plaanis seda Jalase raba, siis tõesti see laudtee näitab tegelikult meile, ma arvan, et isegi mitte 1% sellest rabast. Nii et minu eesmärk on siis ikkagi tuua inimesed nende kohtade peale, kuhu naljalt keegi niisama ei satu. Ja ma arvan, et see võiks olla selline põnev käik, sest siin laukaid on omajagu keset raba. Need varsti saame kõik üle vaadata. Ja loomulikult on siin suur nagu seenehooaeg, mis on toonud siis metsa hulgaliselt korilasi. Võib öelda, et aastas on käes siis see aeg, kus mul on tõsiselt oht kohtuda metsas teise inimesega. Tavaliselt selliseid asju lihtsalt ei juhtu, aga täna, mine sa tea, kõik on võimalik. Päris nii ikka ei ole, et lihtsalt pargid auto parklasse ära ja siis lihtsalt käed taskus. Astud paari sammuga rabasse. Ikka tuleb käia natuke mööda raiesmikke, läbi metsa. Rava on ikka tavaliselt peidus. Ja millegipärast on ikkagi nii, et see selline õige elamus peitubki sellise mugavuse taga. Ehk siis seesama mugavustsooni teooria. Et ma isegi ei ütleks, et mitte edu on teisel pool mugavustsooni, vaid et elu on teisel pool mugavustsooni. Lihtsalt tee, mis tahad. Kui sa lihtsalt käed taskus liiga mugavalt ennast tundes ringi vaatad, siis ei teki sellist meelelist, kuidagi sellist sidet selle keskkonnaga. Ja see elamus jääb nagu kuidagi palju nõrgem. Põhimõtteliselt nagu vaataks telekat, aga mitte ei oleks ise päriselt looduses kohal. Nii et sellist pingutust ja väikest eneseületust ei tasuks kindlasti mitte vältida. Pigem tasub seda otsida. Ja kui see esialgu võib ka natuke raske tunduda, siis aja jooksul see muutub järjest paremaks. Ma ise näen näiteks seda sellise külma veega karastamise puhul. Ega mul üldiselt varem pole külm vesi väga pinget pakkunud. Aga olude sunnil boiler läks katki. Olen pidanud siin 1,5–2 nädalat külma veega olema. Ja kui alguses võttis hingeldama, siis tänaseks võin juba silmi pilgutamata rahulikult duši alla minna ja tunnen ennast seal mingis mõttes isegi paremini kui sooja veega. Et isegi kui ma sooja vee tagasi saan, siis ma kavatsen edaspidi ainult maksimaalselt külma veega duši all käia. Ja see on tekitanud ka selle, et mul ei ole probleemi minna
ka sellise sügisese päevaga, kus küll õhutemperatuur on 15-16 kraadi, minna siis ujuma. Vesi võib seal võib-olla 10, 11, 12 olla. Täiesti mõistlik temperatuur ujumiseks. Kokteili ilmselt ei joo selles vees, aga liigutamiseks täiesti mõnus. Et tasub kombata, tasub omal käel käia ja uurida ja vaadata. Ja teinekord raskustega silmitsi seista. Selles on mingisugune võlu, millest võib-olla esimese hooga tõesti aru ei saa. Nii, selline müür on mul siin ette tulnud. Ilmselt ma lähen suuremast metsast, kus on natuke hõredam. Võik on kõrvalt mööda ja raba peaks siin samas lähedal olema. Üks 20-30 minutit kõnnitud. Mu selja taha jääb siis metsane osa koos selle raiesmikuga, kust ma üle tulin. Siin vahetult enne raba oli natuke selline vesisem koht, aga veekindlate saabastega jäin ikkagi kuivaks. Ja siit edasi, nagu näha, vana hea rabamaastik. Nüüd tuleb ainult suuta lageda välja pealt üles leida need laukad. Ja kuna tunnen, et ilm on nii soe lihtsalt, et see selline riietus, isegi mis on tagasihoidlikult nagu valitud, on ikkagi liiga soe, siis mine tea, kui leian hea lauka, võib-olla hüppan sisse ka. Liiga suuri sõnu tegelikult ei tahaks loopida, aga kõik on võimalik, ma tunnen. Aga ega nüüd ei ole muud midagi. Lähme vaatame, mis selle eespool saama hakkab. Räätsad jalas ja tuld. Mis nüüd sõltubki sellest, et täitsa nagu huvitav oleks näha, et mis siit nagu edasi hakkab tulema. Esiteks jõhvikate hulk on korralik. Jõhvikad ei ole mingid väiksed ka just. Aga huviga tahaks näha, et kas see raba keskosa on pigem sellise kuivema moega, kas ta imab rohkem seda vett sisse ja võib-olla on tõesti see raba selline, kus on väga lihtne liikuda. Alati võib olla ka nii, et raba on väga sellise märja olemusega. Siis on isegi nii, et räätsadega võib päris korralik piin olla seal liikuda. Aga ma loodan, et see on siin nauditav. Vähemalt hetkel tundub siin. Esimene mulje on väga positiivne, et ta on natuke sellise kõrgema sellise pinnareliefiga raba. Ja ilm on tõesti selline, et vahepeal unustad ära, et oled sa Eestis või oled sa tõesti kuskil Aafrika savannis. Millegipärast need männid on sellised, mis kuidagi inimese ajus kohe võrdlusmomendina toovad esile selle savanni. Kuskilt loodusfilmidest on siis kuskile ajusahtlisse jäänud see pilt. Ja ega see tegelikult ju nii vale ei olegi. Nagu näha, siis see taimkate hakkab juba tõesti võtma sellist suremiseelset olekut või ütleme, hakkab väljendama sellist suremiseelset seisundit. Tõesti kuldkollased maastikud ja millegipärast on nii, et see viimane vint, enne kui sa pakid oma pillid kokku, peab kuidagi olema selline kirkam kriit. Ma ei teaks, inimeste põhimõte võiks midagi sarnast olla. Et enne, kui sa siit ilmast oma asjad kokku pakid, siis enne oleks soovitav oma täispotentsiaal ära kasutada ja ereda leegiga põleda. Ja siis võid rahulikult minna. Et siis on sulle selline galaktiline luba antud lahkumiseks. Teinekord tulevad rabas sellised hullud mõtted. Selle eest pole keegi kaitstud. Lõpuks hakkan jõudma veesilmadeni. Ei olnudki miraaž, et suurest kuumusest oleks kuidagi lolliks läinud.
üldsegi mitte. Täiesti ehtne rabalaugas. Ja tundub, et seal eemal on isegi midagi veel suuremat ja ägedamat. Imelik on ka see muidugi, et aeg-ajalt käivad veepinnal sellised imelikud ringid, et hakka või arvama, et mõnes laukas võib isegi kala sees olla. Suuremates järvedes nagunii, aga teinekord on ka sellised salajased rabajärved, kus ainult tuleks ise olla optimist ja käia ja proovida. Pole võimatu, et leiad mingi väikse sellise lombikese, kus on ahvenad sees või miks mitte ka mõni väiksem haug. Kõik taandub ikkagi selle samale avastamisele. Valisin nüüd muidugi näiteks sellise rabaälve, mis on, ütleme nii, et teema kaugemale inimesele ilmselt tekitab kõhedust. Aga kui rahulikult liikuda, seda enam, et mul on räätsad jalas, siis midagi hullu ei ole. Ja tegelikult ega rabas ei olegi midagi väga-väga ohtlikku. Lihtsalt kõige olulisem on säilitada meelerahu. Jääd sa kuskile kinni või midagi muud. Et tuleb lihtsalt väga rahulikult võtta. Pigem on paanika see, mis sind kaevu ajab, piltlikult öeldes. Jõudsin ühe sellise suurema lauka juurde. Väga äge selliste väikeste saartega laugas. Saarte pealt on siis sellised raba kohta üsna kopsakad kasepuud. Selline hästi liigendatud laugas. Kui aus olla, siis natuke kutsub ka ujuma. Aga kuna teekond on veel pikk ees, siis ma veel päris niimoodi uisapäisa sisse ei hüppa. Et otsin võib-olla mõne kaugema lauka, kui juba tunned, et nahk on õige soe. Et sellisesse kargesse sügisvette hüpata. Aga selles mõttes on nagu väga mõnus, et see raba ei ole üldse meeletult suur. Et siin on võimalik mingisuguste orientiiride järgi täiesti normaalselt navigeerida. Ei pea kuidagi kartma, et kuidagi horisont kaoks silme eest või kuidagi väga keeruline oleks kõik. Hoopis vastupidi. Täiesti lihtne ja mõnus raba käimiseks. Tasub tulla. Värvid on stabiilselt sellised, et tundub, et isegi värvipime võiksin sellisel maastikul üht-teist ära tajuda või märgata. Leidsin sellise väiksema laugaste keti ja tuleb sülitada vist 3 korda üle õla ja tõesti loota, et samasugune selline pinnas enam-vähem jätkub, sest tõesti praegu on liikuda siin väga mõnus ja maapind ei ole üldse selline, et vajuks kuidagi sügavalt sisse. Selline mõnus kandev, mõnes kohas on natuke niiskem, aga ei midagi hullu. Ja ma ütlen, sellise sügises sellise selge pilvitu, ütleme täna väike vine on küll taevas, aga ikkagi suhteliselt selge ilmaga, kus see taevasinine peegeldab ka nende laugaste peal. Täiesti super vaatepilt. Ja kindlasti ka õhtused värvid on tegelikult täiesti üldse omaette teema. Et tegelikult samas kohas võib käia täiesti erinevatel aegadel ja sisuliselt tulemuseks on see, nagu sa käiksid iga kord erinevas kohas. Meeleolu, tajud, kõik on täiesti erinev. Sõltub puhtalt
ilmast, kellaajast, valgustingimustest, muust sellisest muutuvast. Ainus, mis jääb, on lihtsalt see maastik. Ja ma mõtlesin, et punane samet on moest väljas. Tundub, et loodus nii ei arva. Tegemist on ikkagi aegumatu sellise nüansiga või materjaliga, mis tuli selleks, et jääda. Ja ma vaatan, et isegi väiksed laukad tunduvad, enamik neist läheb ikka väga järsult kohe sügavaks. Vähemalt see sein on selline järsk ja nagu me teame, siis kalda alused on ka õõnsad, et see kasvab natuke sellest kalda seinast üle. Samas teinekord me mõtleme oma peas need palju sügavamaks, kui need tegelikult on. Et olen ise sellisesse laukasse sisse hüpanud ja vesi on olnud vööni. Ja eks ole näha, kui ma olen piisavalt kõva mees, et hiljem mõnes kaugemas laukas sisse hüpata, et siis proovime ära, kas tuleb põhi vastu või ei tule. Täitsa huviga ootan seda juba. Olen jõudnud siis sellisesse lauka rohkesse raba keskossa ja ma hakkasin mõtlema, et mu selja taga on siin väga ahvatlev selline saareke 3 suurema männiga. Et päris äge oleks sinna üle ujuda. Et kuna nii julged sõnad on siin välja loobitud juba põhimõtteliselt raja alguses, siis ma arvan, et tegelikult mul jää muud üle, kui see ära teha. Et vaatame järgi, kas tuleb välja või ei tule. Vesi, ütleme nii, et vett pole julgenud katsuda. Näeb hea välja, võib-olla sellest ka piisab alustuseks. Kõik ei olegi vaja ette ära proovida. Kurat või ikka äkki ei läheks. Ütleme nii, et kui seda kätt siin niimoodi sees liigutada, siis see on ikka kuramuse külm. Tõmbab ikka natuke kangeks. Ilmselt võib arvata, et nii nagu rabalaukad lähevad väga kiiresti soojaks kevadel, nii nad ka jahtuvad tegelikult sügisel väga kiirelt maha. Et see vesi on tõesti väga külm. Ja arvata võib, et kuna maapind juba öösel siin tahab nulli lähedale kukkuda selge ilmaga, siis see vesi, mida see maapind siin niimoodi hoiab, muutub samamoodi väga kiirelt, väga külmaks. Ta ei hoia seda sooja väga hästi. Aga ma ei tea, ütleme nii, et kui siin nüüd minut aega kätt sees hoida, siis hakkab valus, lihtsalt külm. Ma ei tea. Tehtud nagu naksti.
ja ma ütleks, et nii hull ei ole, kui ma arvasin, et on. Et üsna süke karge kogemus küll, lõi pea klaariks. Aga mingit sellist tunnet ei olnud, et tõmbab kuidagi jäsemed kangeks ja ei suuda ujuda. Käisin siis seal saare peal ära ja tundub, et siin on peidus nagu väike selline nii-öelda boonussüsteem, et kui oled nõus ennast natukene ületama, siis loodus pakub selle eest mingisuguseid ande vastu. Nimelt siis siin rabas ma olen näinud pigem vähe jõhvikaid, ma ütleks, aga just selle saare peal on neid meeletult palju. Nii et sain sealt korralikud peotäied sisse kühveldada ja siis hüppasin kiiresti peakat ja ujusin sealt tagasi siia. Proovisin ka tegelikult katsuda jalaga põhja ja kui ma tavaliselt olen rabalauastes siis vähemalt saanud mingisuguse nii-öelda tunnetuse sellest põhjast kätte, et ütleme, et kas on konkreetne põhi või siis sügavamatel puhkudel on niimoodi, et on tunda vähemalt seda põhja lähedast sellist hõljumit või sellist turbakihti, siis siin oli ikka täiesti konkreetne ikka nagu sügavik, et tõesti läksid natuke sügavamale ja mingit põhja sul vastas ei olnud, nii et see lauas võib üsna vana ja sügav olla. Et selles mõttes väga äge. Ja tegelikult kui aus olla, siis isegi nüüd pärast ujumist õhutemperatuur on selline täiesti mõistlik, et ei ole mingisugust külma vibra sees. Et soovitan igatahes. Lähete kuskile keset raba hulkuma ja tõmbab naha märjaks, siis korraks riided seljast ja karsumdi sisse. Ei pea kahetsema, päris kindlasti. Ma natuke pikutan siin ja mõtlen, mis ma edasi teen oma noore eluga. Väikesed tähelepanekud veel, et mille peale me tegelikult rabas liikudes väga palju ilmselt ei mõtle, on see, et isegi kui me jätame räätsad kõrvale, siis tegelikult on täiesti märkimisväärne abi ka täiesti tavalistest matkasaabastest. Et nende kandepind on oluliselt suurem kui meie jalal ja me kuidagi astume selle saapaga natuke rohkem nagu täistallaga. Et jalaga on ikkagi see raskus on kuidagi natuke ebaühtlaselt jaotunud ja oled kuidagi selle, kas siis ütleme päka osa või kanna osa peal rohkem ja kuidagi tunned lihtsalt, isegi kui sa oled kõrgema mätta peal, siis see tegelikult ütleme, jalg vajub järjest rohkem nagu sisse. Täiesti võimatu on jalga kuivana hoida ja praegu on vesi nagu päris külm ka ja siis ma hakkasingi üsna kiiresti oma matkasaabastest puudust tundma. Et räätsadest ma ei hakka üldse rääkima. Need nagu kannaksid peaaegu mingis mõttes õhus. Aga vähemalt tekib selline tunnetuse efekt, et sa tõesti saad aru, kui palju abi on tegelikult täiesti tavalisest saapast. Et tasub hinnata. Ma arvan, et palju jalusid rabast välja saada oleks ikka päris suur katsumus isegi praegu, kui õhutemperatuur on võib-olla mingisugune 15-16 kraadi. See vesi on ikka väga külm ja jala ikka tõmbab selliseks ebameeldivaks kohe. Hästi elame meie inimesed, kellel on igasugused atribuudid käepärast olemas. Ujumisest on juba mõni aeg möödas, tõmbasin natukene pikema riide peale, aga ma tunnen ikka, et see jahedus on endiselt veel kontides. Ilmselt ma pean siin veel mõne aja tatsama siin rabas, enne kui keha lõplikult üles soojeneb. Ja nagu ma enne ütlesin, siis eriti kuidagi jahedaks tegi just see paljajalu olemine. Et tõesti, rabavesi on kuidagi jahedate
öödega juba väga külmaks tõmbunud. Aga teekond jätkub. Jõudis siiski kätte see hetk, et selg on märg, palav ja jahutav laukas ujumine on juba mingis mõttes minevik. Hea meelega hüppaks juba uuesti sisse. Aga siis tuleb kohaneda. Võtke riided seljast ära ja siirge sammuga edasi. Ei taha siin lõplikku sõna öelda, aga mulle paistab, et lõpuks ma hakkan rabast taas välja jõudma. Kas ma jõuan ka õigesse alguspunkti tagasi? See on omaette küsimus. Alati ei saa ikka pea laiali otsas jääda mingisugust taevast ja puid vahtima. Tulemuseks on see, et kohe saad karistatud. Nüüd on vaja tatsata siin märjas. Ei saa kuiva jalaga koju. Elu on piisavalt karm, et teha sulle kohe selline üllatus, et mõnisada meetrit enne lõppu saad ikka jalad kenasti märjaks. Lihtsalt sellepärast, et õigel ajal õiges suunas ei keeranud. Aga samas ei kurda. Elu ei saa mingi lõputu vahumullis kulgemine ka olla. Mult on mõnikord küsitud, et mis see kaardistamine endast kujutab, et kui ma käin vaatamas välja neid kohtasid, et kuhu ja kuidas neid radasid teha, siis siin on üks näide, et kuidas ma selgitan välja need kohad, kus kindlasti ei ole mõtet inimesi tassida. Et ikkagi muda on kohati üle saapa ääre ja pead sikutama ennast sealt välja. Selline mõnus metsas kulgemine. Aga midagi ei ole teha. Lihtsalt puhas välistamise meetod. Enam-vähem saab küll paika panna, et kus on maastik liiga vesine ja kus mitte, aga alati on loodusel mõned üllatused varuks ja need tuleb rõõmsalt vastu võtta. Muud varianti siin ei ole lihtsalt. Praegu oli nii, et ma lihtsalt ühes kohas tegin mõned sammud teises suunas, kui ma oleks pidanud. Ja tulemus on selline. Ma oleks tegelikult ammu kuiva jalaga juba pidanud auto juures olema. Ilmselt mul läheb siin veel pikemalt. Vot niimoodi need sellised korralikud rajad sünnivad, mis on läbi mõeldud ja ise järgi testitud, et kuhu kindlasti ma inimesi tuua ei tahaks, kui nad just ise seda ei palu mult. Täielik lõputu soo lihtsalt. Mingisugune lunastus hakkab lõpuks saabuma. Kristluse kannatused on läbi. Aga ma pean ikkagi vaatama matka jaoks veel selle viimase teelõigu ära, et vigade parandus oleks tehtud. Ma täpselt teaks ikka, kust see rada tuleb, nii et saaksime kuiva jalaga sealt enam-vähem üle. No suure ringiga jõudsin tuttava kohani lõpuks. Tundub, et
läksin liiga ahneks oma sammudega. Ja liiga hoogsalt läksin ühes suunas ja mõtlesin, et mis see paar sammu sinna poole teeb. Aga tegi seda, et pidingi läbi soise metsa sumpama. Naistepuna väga võimsalt vohab siin keset sügist. Võtan igaks juhuks kaasa võimsad põõsad. Nüüd lähme vaatame lihtsalt üle selle võimalikult mõnusa rappa sisenemise ja väljatuleku koha. Ja siis on selleks korraks kaardistamine läbi ja saan rõõmsalt inimesi rappa viia, ilma et nad peaks sellist mudarallit läbi tegema. Tänaseks on siis, võiks öelda, katsumused läbi ja ma loodan, et ma ei pea jälle oma sõnu sööma, sellepärast et auto on praktiliselt siinsamas ja tegelikult ju 400-500 meetrit tagasi ma ju ütlesin, et katsumused on läbi, aga sealt alles kõik algas, et jalad on siiamaani läbimärjad. Aga koduteele võtsin endale ühe väikse tutaka naistepuna teed ja lisaks siis panni peale saan siit ka natukene, ütleme nii, et maitse saab suhu. Aga üldiselt tundub, et ettevalmistused on tehtud ja võib info üles panna, et ootan inimesi matkale. Ja seekord siis teen rohkem päevases valguses seda asja, et õhtud on lihtsalt niivõrd pimedaks läinud, et lihtsalt nädala sees ma teeks hea meelega, aga ma arvan, et inimesed lihtsalt ei taha tulla siis pärast tööpäeva pimedas rabasse sumpama, kuigi mina oleksin täiesti vabalt valmis minema. Aga selles mõttes, et need, mida mina teen, on plaanilised sellised matkad. Aga kui kellelgi ikkagi hakkab nagu kõrv liikuma, et oot, ma tahaks küll pärast tööpäeva mõnikord kuskile rabasse sumpama minna, siis sellest võib mulle vabalt teada anda. Mina olen, kui vähegi võimalik, siis ma olen olemas. Ja endiselt ma ütleksin, ka sügisel täiesti pime raba võib pakkuda teistsuguseid emotsioone kui päevane maastik. Nii et selles osas andke mulle kindlasti teada. Ja kohtume metsarajal. Ma siis saan siit oma pannitäie kätte ja lähen koju ära. Tšau!